Geeniuse digisaadet toetab Kuulbet. Alati mängus. Tere head kuulajad, 27. novembri Geeniuse digisaade on teiega. Glen Pilvre, Meelis Väljamäe ja mina olen Hans Lõugas. Räägime täna sellest, et võtame ühe sellise aasta kokku ja tähistame suurt ostupüha, milleks kahjuks on osutumas aasta lõpu pühad. Ja räägime mida erinevatest kategooriatest te võiksite endale kingikotti soetada ja poetada, kui teil veel seda tehtud ei ole. Ja loodetavasti leiab siit tänasest saatest endale häid mõtteid, soovitusi või julgustust ja igasuguses hinnaklassis ostja. No nii, lubasime kingitustest rääkida ja minu kalkulatsioonide kohaselt on vist 4 nädalat jäänud, kuni meil on jõuluvana tuleb kohale, paneb kingikoti nendele, kes on olnud head lapsed. Halbadele ei pane või siis jätab midagi kehvemat. Ja isegi mõne riigi pühade kohaselt on täna veel ostu esmaspäev, küber esmaspäev, möödunud reede, musta reede pakkumised võivad veel kehtida. Ühesõnaga just ideaalne aeg enda rahakotti tulutada. Ja sest ka näiteks Amazoni pakkumised kehtivad veel täna enamas mustraide pakkumisi. Nii et... Ja võib-olla me siis püüame kolmekesi seda juttu siin niimoodi põrgatada ja pingpongitada vabas vormis, aga ikkagi lähtudes mingitest verstapostidest, mis natukene on ka tegelikult tagasivaade aastale. Selles mõttes, et mis on head olnud see aasta, seda võiks osta. Ja mina pakun, et alustaksime äkki veel sellistest igavatest, aga lollikindlatest kategooriatest, kes leiab, et peaks jõuluvana kotti hankima telefoni, siis võib-olla võiksime teha kiire kokkuvõtte, mida meie soovitaksime. Ja võib-olla telefon väga lai mõiste tänapäeval on ju, aga kuidas teie soovituse jaotaksite? Kas näiteks... tegelikult on telefonides 3 kategooriat üleüldse on jagunevad nagu selliseks. Üks on siis kallis ja kõige parem, üks on selline flagship killer ehk siis nagu mõistliku hinna ja omaduste suhtega ja lõpuks on siis selline odav, normaalne telefon. Aga tegelikult on siin ka nagu toimunud igasuguseid muudatusi, nimelt eks flagship killeri või selline kõrge keskmise hinnaklassi telefonide turg on väga laiali valgunud ühest osast teise. Ja teiseks on see, et need odavate telefonidega on toimunud see, et inflatsioon pluss 5G on teinud selle, et kui me siin eelmised aastad saime soovitada tegelikult selliseid lausa 100 euro piiri kompivaid telefonisse, ega tegelikult täna sel aastal enam alla 200 nagu midagi väga sellist, mida saaks puhta südametunnistusega soovitada, ei olegi. Ja teiseks on see, et ka Hiina tootjate puhul on see, et nagu on sealt selle aasta odavas otsast ei ole nagu väga palju võtta sellist, mis nagu väga silma jääks. Kas ei ole kõigis 3 kategoorias ka näha hinnatõusu? Ka need kallid telefonid on väga kalliks on ju. See oligi suur probleem, et kui mina siin aasta alguses nagu uusi telefoni testima hakkasin järjest, mis uued tuli, siis kõigil oli väga keeluline neid soovitada, sellepärast nad tundusid nagu kõvasti kallimad kui teised asjad, eks ole, samas kategoorias. Aga siis, mida aasta edasi läks, tuli välja, et kõik tootjad tegid sama asja, et kõik läksid nagu kallimaks ja siis see alguses kallis tundunud hind teistega võrreldes ei olnudki enam väga kallis. Aga mis me siin räägime, et kui sa tahad ikka kõige-kõigemat telefoni ja sul nagu ei pea hinna sildi peale mõtlemas, meil on tegelikult 2 telefoni, mis on sel aastal peajagu teistest üle ja need on Galaxy S23 Ultra, mida ma ise kasutan ja mis on siiamaani väga hästi vastu pidanud ja järjest rohkem Samsung teeb sinna ka tarkvarapõhiseid uuendusi juurde ja loomulikult iPhone 15 Pro Max, eks ole, USB-C pesa ja 5-koodse opsi zoomiga kaamera on need suured asjad, mis selle muudatusi on olnud. Need on kindla peale soovitused, ma ütleks sama. Küsimus on nüüd sulle, Meelis ja Glen, mis hetkest te ütleksite inimesele, kes tahab parimat? Et ära võtta neid Samsung või iPhone, vaid võtta hoopis üks volditav. Vot, aga siin ongi see, et minul praegu on testis, mille ma see nädal ei räägi, aga ma järgmine kindlasti räägin sellest uus volditav OnePlus Open, mis maksab 1900 eurot ja Samsungi volditav on sarnane. Mina ütleks niimoodi, et volditava telefoni võib osta, nad on lihtsalt liiga kallid ja nad on natuke liiga palju kompromisse, et pead ostma või saad osta siis, kui sa tead täpselt, miks sul on vaja volditavat telefoni, et sellest on su elus kasu. Igaks juhuks ma ei soovitaks vähemalt seda nii-öelda horisontaalselt volditavat telefoni osta. Tegelikult see kehtib ka nende
vertikaalselt volitavad telefonide kohta, nende on lihtsalt see, et need hinnaklassid on praegu eriti Samsungi telefonidel, nii selle aasta Flip 5 kui eelmise aasta Flip 4 on tegelikult praegu eriti siin musta reede pakkumistes väga head, et siin saab juba Flip 4 saab vist alla 700 €, et selle eest tegelikult võib seda osta. Aga kehtib endiselt see, et sama raha eest saad nagu sellise igava telefoni, parema kaameraga, paremate andmetega. Glenn, mis sina arvad? Mina arvan niimoodi, et nii palju kui on arvamusi, on ka inimesi, et üks hea sõber mul hiljuti, kes on kogu aeg küsinud minu käest umbes läbi aastate, et millise telefonid peaks ostma. Ta on kasutanud telefoni Huawei Mate 20 Pro mingisugusest väga see omal ajal hea asi. Ja oli sellega nagu... Väga hea telefon. See oli väga hea telefon. Ta kogu aeg kiitis seda ja kogu aeg siis ta justkui otsis uut. Ja nüüd ta helistas mulle paar päeva tagasi ja küsis mu käest, kuule, aga et mida sa ise ikkagi kasutad, olgu, et ta küsib seda iga kord. Ja ma ütlesin, minul on täna OnePlus siin pikemas kasutuses olnud 9 Pro ja nüüd ta ootab hirmsasti seda OnePlus 12, aga selle helistamise põhjus oli see, et ta vahepeal ostis omale nüüd asenduseks Galaxy S23 ja need ropud sõnad, mis selle telefoni aadressil tulid, ma ei jõudnud neid ära kuulata, et ma proovisin nagu aru saada, et miks talle see ei meeldi. Ja ta ütles, et enam jubedamat telefoni. Just, ma tahaks ka teada, miks talle see ei meeldi. Kõik see kasutajaliides ja kõik see asi ja kuidas see käes istub ja kõik, et ta võrdles muidugi selle oma vana hea Huaweiga ja tõepoolest see Huawei on selline õhuke ja väga mõnusasti käes ja nii edasi. Ühesõnaga see jutu sisu oligi see, et ma olin ka natuke isegi üllatunud, et kuivõrd pettunud ta oli selles S23 ja just küsis OnePlusi kohta, et millal see võiks tulla. Mina tegelikult ka nii palju, kui ma neid telefone võrranud, võib-olla ma tahaks sellega öelda nagu seda, et kui te ostate telefoni, siis väga võib-olla niisugust suurt rolli mängibki see telefoni selline üldine välimus ja kasutajaliide, see feeling ka, et Samsungil on see nagu omamoodi, et kellele see Samsungi omamoodi sobib, see võib olla väga õnnelik, aga näiteks keegi, kes on harjunud võib-olla sellise puhtama Androidiga või nagu Pixeli maailm või ka OnePlus, mis näeb väga selline puhas välja, et selle jaoks Samsung on võib-olla selline, ta on nagu raskekujuline või ma ei oska nagu sõnu leida, nad on teistmoodi, ehk inimene võiks pigem, kui tal on võimalus minna sinna mobiili esindusse poodi, kus need telefonid on leti peal ja natukene seal kasvõi ringi nii-öelda scrollida, libistada, neid käes hoida, et väga raske ongi niimoodi nagu soovitada. Ma ütleks nagu siukse stiilsuse mõttes kindlasti Nothingu telefon omas hinnaklassis on äge, et jällegi proovige, et kui see meeldib teile, siis võib-olla just lapsele või kellelegi tundub see just selline eristuv telefon. Tahtsin ka juttu tüürida tipptelefonidest allapoole ja seal see Nothing phone on ju kihvt. Nii, kui me räägime nüüd järgmisest hinnaklassist, ehk siis see nii-öelda, ütleme 500 kuni 1000 eurot hinnaklass, ehk siis flagship killer hinnaklassis, seal on tegelikult sel aastal, tegelikult võib osta ka näiteks OnePlus 10T Prod, mis on tegelikult poolteist või 2 aastat vana, aga piisavalt hea telefon, aga... Muide, ma ütleksin kohe vahele, see sama OnePlus 10 on iseenesest just Pro. Ma julgeks öelda, kui see täna te selle telefoni leiate hea hinnaga, see on väga hea valik, sest et see on väga hea kaameraga telefon ja seal ei ole nagu, seal on väga vähe, mille peale norida, ta on väga kiiresti laetav, väga-väga ilusa kasutajaliidesega ja nii edasi, et pigem on 11 OnePlus ei tulnudki ju nagu Pro versioonina. Et nüüd siin ootus just ka on, et 12 siis lubatatavasti tuleb järgmise aasta alguses. Nii et kes tahab võib seda oodata, sest need teised hiinakad... Aga ilmselt ka mitte Proona. Vaat seda ei tea, et need ruumorid, kuulujutud on nagu nad on, aga teised Hiina telefonid, Redmid ja mis nad siin on, nende selline see kasutajaliidese pool on ka pehmelt öeldes omapärane, et kes tahab sellist puhtamat asja seal näha, siis nendest ta seda kindlasti ei näe, aga võib-olla ei ole see lapse jaoks oluline. Kui ma seda mõtet nüüd jätkan, siis tegelikult ongi siin selles kategoorias minu jaoks selle aastal nagu 3 sellist tippu on siis sama OnePlus 11, mis mind aasta alguses väga positiivselt üllatas ja praeguseks on see hind läinud palju paremaks. Nothing Phone 2, eks ole, mis on natuke soodsam, maksab praegu alla 600 € juba, mis on selle rahast väga okei. Ja teine telefon, mida ka minu arust siin Black Friday, selle musta reede ja küberesmused pakkumistes sai väga hinnaku ja enam on samuti mind positiivselt üllatanud just kaamera ja võimudluse poolest on siis Xiaomi 13T, mitte T Pro, aga tavaline 13T, et kui see on ka alla 500 või isegi tegelikult alla 600, selle kaamera on nagu väga-väga hea ja jõudlust on piisavalt selle raha eest. Need olid need 3, aga ma olen selle koha pealt Gleniga nõus, et nüüd see on maitse asi, kellele milline tarkvara meeldib. Minul näiteks ei ole Samsungi oma vastu midagi, kuigi see võib olla natuke liiga palju asju, mida tuleb reguleerida või kui sa tahad nagu täpsemalt. Aga
need OnePlusi ja eriti Xiaomi kasutajaliides on natukene niisugune hästi hiinalik ja kellele see meeldib, kellele ei meeldi, eks ole. Minul seal on mõningaid asju, mis mulle ei meeldi, aga need asjad ei ole piisavalt suured nagu probleemid, et kui see telefon muidu on hea ja hind on hea, siis neist üle võiks saada. Ja Nothing telefon on täpselt vastupidi, et see on väga sarnane siis nii-öelda Google'i nägemusega, eks väga pikslilik, väga puhas ja seal on ikkagi nagu selline, kelle meeldib selline puhas nii-öelda jutumärkis Android, siis Nothingu telefonid on väga head. Ja tegelikult pikslitest ma ei räägi selle pärast, et ma üritan nagu sinna soovitusse panna need telefonid, millega inimestel millega nad saavad kõike, millest nad ootavad. Jah, et eks siis ei ole seal probleemi seda, et 5G ei tööta või voice over Wi-Fi, voice over LTE ei tööta ja pikslitel on sellega probleem. Muidu head telefonid, aga lihtsalt risk on teie oma. Loomulikult kaamera poolest on pikslid nagu väga fantastilised. Kas me lõpuks jõuame veel kiirelt ka midagi öelda, mis on parim soodsam telefon? Ja siin on mul 2 pakkumist. Üks on siis klassikaline ja läbi aegade lemmik Galaxy A5 seeria, eks selle aasta Galaxy A54, paremad kaamerad, nii edasi praeguses kuskil 350 € taga, mis vahepeal on juhtunud. Üks telefon, mida ma vahepeal arvasin, et hind on nii kallist, ei saa väga soovitada. Just lõpetasime kallima venna rääkimisest, see on paar aastat, praeguse aasta vana vist, Nothing Phone 1. Nimelt selle hind on praegu alla 300 €. Ja selle hinna eest on see kindlasti parima hinna kvaliteedi suhtega või omaduste suhtega telefon. Kaamera on väga hea, võimekas on ja hind on väga suurepärane. Ja kui natuke veel vähem tahad maksta, siis Samsung Galaxy A34, mis on kuskil seal 250–300 € vahel. Kaamera vist kehvem, aga jõudlust on piisavalt ja 200 € piiri peal jääb seal Redmi 12 ja muud sellised, aga seal on võib-olla natukene probleeme nendega. Okei. No soovitusi on igast seeriast, aga jah, mõned on need raudvarad, mis meie püsikuulajad teavad iga aasta korduvad ja see on ka kvaliteedimärk. Enne kui lähme võib-olla järgmise levinuma kategooria juurde, võib-olla mis randme peale käiks, hüppame korraks teise maailma. Glen, kas, kiire küsimus, võrreldes eelmise nädalaga, kas meil on soovitus on muutunud? Sul oli Quest 3 oli peas, käisid teises maailmas. See jõul nagu jõudsime eelmine nädal arusaamisel, et see on praegusel hetkel parimalt virtuaalreaalsuse prillid, mida osta. Nii vist ongi või? Jaa, jätame siin juttu tõesti lühikeseks, et ega loomulikult, kellel tahab raha nagu kokku hoida, siis miks mitte. Quest 2 on ka täna saadaval heade hindadega ja maksab seal paarsada eurot vähem või isegi rohkem vähem. Ja üks aga on veel, kui on PlayStation kodus, siis ilmselt nagu need Sony prillid sobiviksid. Jah, need mis iseenesest vist maksavad peaaegu, et mitte öelda, et rohkem isegi ja ühilduvad siis ainult siis PlayStationi külge, see VR komplekt. Et kahtlemata teine võib-olla huvitav asi, mis PlayStationi külge ka ühendub ja mis peaks välja tulema just nüüd, kui me siin praegu parajasti räägime, on siis selline nagu kuidas siis nimetada, nagu pult ekraaniga, jah, mis võimaldab siis kaugmängida. Selle nimi on siis PlayStation Portal Remote Player ja peaks maksma 250 eurot ja tähendab siis seda, et te saate oma Wi-Fi piires siis põhimõtteliselt PlayStationi mängu mängida igal pool, et kui on üks televiisor ja keegi pretendeerib seal mängima ja keegi tahab vaadata mingeid muid saateid, siis saab lahendada selle just nimelt selle puldiga. Ja kaks asja ma viskan siia veel vahele selle, kui me juba mängudest rääkisime või 3 asja tegelikult ja sellistest mobiilsetest seadmetest rääkisime. Steam Deckist on tulnud uus versioon, millel on parem akku ja OLED ekraan, väga hea jõulukingitus. Asus ROG Ally on teine selline pihukonsool Windowsi peal, mis on tegelikult väga populaarne selle aastal uus seade, eks ole, mis on üsna edukas ka ja loomulikult me ei saa üle ümber jõulukingi sellisest suurematust kangelasest, milleks on Nintendo Switch, eks ole, et see on alati nagu, eriti kui on lastega pered, siis parim mängukonsool sellisele perele. Ja võib-olla ma viskan korra vahele 2 telefoni, mida me varem ei maininud, mis ma mainisin ära, et kui sa tahad väikse ekraaniga telefoni, siis endiselt on olemas võimalik saada ja täiesti kannatab osta iPhone 13 mini ja Asus Zenfone 10, mis on samamoodi siuke alla 6 tollise ekraaniga väga kompaktne ja võimekas telefon, et kui sa tahad tõesti väikest ekraani ja taskusse mahtuvat asja, iPhone 13 mini, Zenfone 10. Selge, võtame järgmiseks äkki siis läheme edasi kellamaailma. Eks me oleme ju see aasta eri saadetes erinevaid mudeleid proovinud ja mul on siuke nagu sisetunne,
et see nagu tippmudelite seas on väga raske midagi head kingisoovitust anda, sest sõltub väga palju inimese tegevustest, hobidest, milleks ta kella kasutab. Kas sa käid jooksmas, teed ultrasporti, matkad mägedes, siis on ilmselt väga spetsiifilised mudelid, mis sobivad, kas midagi suunda või Polari seast või ka siis Apple Watchi ultra mudel. Aga mis oleks selline hea kesktaseme kell? No hästi palju sõltub nüüd sellest siin, et mis ökosüsteemis sa elad, eks ole, kas sa oled iPhone'i kasutaja, oled sa Androidi kasutaja. Kui sa oled iPhone'i kasutaja, siis tegelikult kui sa tahad nagu korralikku head nutikella, aga ei taha väga palju maksta, siis mina ütles, et Apple Watch 8 on nagu praegu väga mõistlik valik. Kui sa tahad nagu väga vähe maksta, siis tegelikult uuemst eelmisel aastal väljatunud Apple Watch SE on ka tegelikult täiesti okei. Seal on mõned asjad puudu, mõned sensorid on puudu ja always on ekraani pole, aga tegelikult täiesti okei Apple Watch, eks ole. Ja see SE, ma rõhutaks üle, sobib võib-olla hästi ka sellisele varateismelisele või 10-aastasele, et kellel muid ei pea olema ka veel telefoni, vaid saab vanema telefoni kaudu ta teha iseseisvaks. Ja see on nagu ka spordikelladest eelmise aasta ultra praegu on mõningaid väga häid pakkumisi, et ultra 2 ja ultra 1 vahel pisut väike vahe, et võib-olla 2 viimast ei tasugi praegu veel osta. Võib-olla kella brändidest lihtsalt vahele loomulikult ma endiselt üldistaks ka sellena, et endiselt Huawei GT-seeria kellad on kõik ülihea akuga, et kui keegi tahab omale lihtsalt väga ägedat kella, mis võib-olla ei ole maailma kõige nutikam, aga näeb hea välja ja peab vastu siis kuni 2 nädalat, siis see soovitus on jäänud minust läbi viimaste aastate täpselt samaks, et kõik need kellad, mille nimes on GT ja mis tulevad Huaweilt, mina julgen absoluutselt soovitada, et inimene, kes ei oma mingeid väga spetsiifilisi nõudmisi, saab selle eest väga šiki, korraliku ja hea kella. Huawei kellal on tegelikult 2 eelist. Esiteks see, et ta on üsna soodsalt, tavaliselt GT-seeria maksab 300 euro kanti või isegi vähem, eks ole, 250 kanti. Ja teiseks on see, et nad on üks väheseid kellasid. Jah, tõsi, nad ei ole väga nutikad, aga nad töötavad siis nii iPhone'i kui Androidiga, eks ole. Et see on nagu üks eelist. Ja no loomulikult just ikkagi see aku, et nende puhul see on nii stressivaba, et sa ei lae seda üle 2-3 päeva, vaid sa laed seda vähemalt üle nädala ja see on väga hea. Just, ja teine kell, mis on kallim, aga muidu mõnes mõttes sarnane, töötab nii Androidi kui iOS-iga, on nutikam, saab kasutada makseid, saab kuulata muusikat ja nii edasi, aga maksab praktiliselt poole rohkem on Garmini Venu 3, mis on siis siin 450-500 vahel. Ja samuti üle nädala kestev aku ja töötab mõlema operatsioonisüsteemiga, nii et selles mõttes ka süke nutikas spordikell võiks öelda või pigem sportlik nutikell. Ja kui me räägime nüüd sellest, et kellad, mis aku kaua kestab ja mis töötavad mõlema operatsioonisüsteemiga, siis tegelikult kõige-kõigem on Garmini Fenix 7X Solar, mis maksab küll seal 900 eurot või isegi tegelikult natuke vähem praeguseks 800 eurot, aga põhimõtteliselt on see, et kui hästi läheb ja sa oled väga päiksepaistlises kohas, siis sa võib-olla peaks mitte kunagi laadima, eks ole, sest et tal on päiksepatarei sees. Aga muul juhul 2 nädalat paneb ilusti, kui sa väga aktiivselt, intensiivselt kasutad, paneb ka 3 nädalat, nii et isegi nii, kui sa trenni teed sellega, eks ole, et selles mõttes väga-väga kange kell ja samuti nii iOS kui Android ja muidugi kõik, mis vähegi võimalik spordi andmed, asjad peal on Garminil hetkel nagu ikkagi parimad. Nojah, Garmini puhul ikkagi peab ka olema valmis selleks, et tasub võimalusel seda kella võib-olla kas mingid ülevaateid vaadata või kui võimalusega kätte võtta. Et minu kogemus, kes ei ole kogu aeg Garmini maailmas, oli natuke selle Garmini kellaga selline, et ma sain nagu selle tarkvaraga jutumärkides vastu pead, et see kõik oli siukene, et kus on nüüd täpselt mis ja mis nupp läheb nagu tagasi ja et kui ma vaatan nagu Apple Watchi või ka Google'i kella, eks ole, või ka Huawei kella, siis see nagu tundub hallatavam, vähemalt esmapilgul, aga mitte, et see tähendaks, et Garmin on kuidagi halb, vaid seal on lihtsalt väga palju võimalusi ja Garmin on olnud ikkagi kogu aeg natuke selline siuke isepäine, et minust see kasutusmugavus on tal nagu natuke oma nurgast vaadatuna, et need inimesed, kes Garminit on kogu aeg tarbinud, need teavad, mida nad tahavad, kiidavad seda taevani. Need teised inimesed siis vaatavad, nagu nad vaatavad parajasti. Jah, et ma võrdleks Garmini kella Samsungi telefoni või Sony kaamerataga, et nad on nagu väga-väga targad, teevad väga palju asju, aga jah, nad teevad võib-olla liiga palju mõne inimese jaoks, eks ole, et see on nagu see. Aga kui me räägime Androidi kasutajatest, siis tegelikult siin on ka nüüd see, et kuna Samsung on kõige populaarsem
Android Weariga või Wear OS-i kellade tootja, siis neil tuli 2 uut mudelit ja tänu sellele juhtus see, mis juhtuma pidi, ehk siis eelmise aasta mudelid läksid kõvasti odavamaks, sama juht kehtib ka tegelikult Apple Watchi kohta, eks ole, ja mina tegelikult soovitaks mitte Galaxy Watch 6, vaid pigem Galaxy Watch 5, sest et tavaline mitte Classic 5 maksab praeguses kõvasti alla 200 € ja selle raha eest on kella väga palju. Ja kes tahab kauem kastva akuga Androidiga kella, siis Galaxy Watch 5 Pro ainus Samsungi kell, mis kestab normaalselt 3 päeva, aga välimus on selline hästi sportlik ja teistsugune, võib-olla ei pruugi kõigile meeldida. Ja mis puudutab nüüd alternatiive, siin Androidi maailmas tegelikult on 2 väga huvitavat alternatiivi. Üks neist on selline hästi klassikalist, ma ütleks Huawei-liku disainiga klassikalist analoogkella meenutav on Xiaomi Watch 2 Pro, millel on võib-olla natukene nõrgem ekraan ereduse poolest kui teistel, aga 3 nuppu, väga ilus, väga hea kell, väga odav kell, sest praeguseks ilmselt kuskil 250 € kandis see lihtsam mudel. Ja lisaks on siis TicWatch 5, millel on teatavasti endiselt see selline Mobvoi TicWatch 5, millel on siis 2 ekraani, ehk siis tavalise AMOLED ekraani peal on see LCD ekraan, mis tegelikult on väga omapärane, väga huvitav ja mille aku kestab ka umbes 3 päeva. Ja muidugi nendele Samsungi fännidele, kes tahavad siis seda pööratavat rõngast ekraani ümber, siis Galaxy Watch 6 Classic on ka olemas, aga ta maksab märgatavalt rohkem kui eelmise asja, millest rääkisin. Ja võib-olla selle Androidi kellade asja lõpetaks ära sellega, et kes tahavad tõeliselt pisikest kella, mis oleks ka stiilne, ehk siis kui mehel võiks osta see Samsungi või Huawei või Xiaomi kella, mis kannatab ülikonna juures kanda, siis see naiselikum kell, mina ütleks, et on Pixel Watch 2. Aga siin tasub kindlasti mainida seda, et ei tohiks osta või ma ei soovita kindlasti osta Pixel Watch 1, sest et sellel on kõvasti kehvem sisu, praeguses väga vananenud sisu. Pixel Watch 2 näeb täpselt samasugune välja, aga on väga tänapäevane protsessor ja väga korralik sisu ja ainuke probleem, mis Pixel Watchi puhul on see, et aku lihtsalt põhimõtteliselt kestab päeva. Et 2 päeva ei saa mitte kunagi sellega hakkama, nii et iga päev laadima. No nii, siit on ka nüüd tegelikult päris palju valikut eri kriteeriumite järgi. Mida jõuluvana kingikotti siis veel üldse, kui seal on telefon, nutikell, võib-olla mingid prillid, mida kõrvaklapid on alati väga hea asi, mida inimesed ostavad jõuludeks. Jah, nüüd meil vist iga viimane saada meil nüüd jälle parim. Võib-olla teen siin paar sellist teistsugust asja, millest me oleme vähem rääkinud. Et kui me kõrvaklappidest räägime, siis viimasel kipume rääkima nagu kallitest klappidest, et tegelikult on olemas ka kas uusi päris hea hinnaga klappe või on siis selliseid vanemaid, mis on odavaks läinud ja esimene asi, mida ma julgeks kohe soovitada siin on Jabra Elite 3. Alguses, kui nad turule tulid, nad maksid mingi 70 € kandis, praegu saab neid siin erinevate pakkumistega tegelikult 49, valla 50 ja neil ei ole küll aktiivset mürasummutust, aga nad teevad väga head häält, nad on väga pisikesed ja väga ilusad ja lisaks neil on üllatavalt hea mikrofon ja üllatavalt hea passiivne mürasummutus, ehk kui sa paned kõrva, siis kuigi neil ei ole aktiivset mürasummutust, nad tegelikult sellist tänava müra summutavad üsna hästi. Teine täiesti uus asi, mida ma kavatsen lähiajal testida ka, aga praegu veel pole jõudnud, on J-Labi J-Buds Minid, mis on ilmselt maailma kõige väiksemad kõrvaklapid. Need klapid ise on hästi pisikesed ja mõnusad, aga samas kestab 5,5 tundi aku ja karp on selline, et ta on üliväike karp, saab taskus sada kaduda, aga ta on olemas ka selline rõngas, mida saab pannes võttmoidjana kasutada seda, et ilusti istub kinni ja lisaks on see, et üllatava selle eest ka 50 €, et selle raha eest saad J-Labilt ka äpi, millega saad sa reguleerida praktiliselt kõike, equalizereid, kõike muud, eks ole, nii et kuidas nupud töötavad, et väga-väga head klapid selle raha eest. Ja kolmandaks mis võib-olla praeguseks nende 2 valguses on võib-olla natukene paigast ära nihkunud, siis on need OnePlus NordBuds 2, millel on aktiivne mürasummutus, aga nad ja väga head mikrid maksavad ka kuskil 60 € kanti, aga nende siis 2 häda on, üks on see, et heli tugevust ei saa klappida, pead üldse reguleerida. Teiseks on see, et kuigi see aktiivne mürasummutus on olemas, seda loomulikult ei ole kaugeltki sarnane kallimatega. Ja ega kallimate osas otsus võib-olla jätamegi jutu lühikeseks, sest tõepoolest, kes nüüd tahab kuulata meie viimase kvartali saateid, siis ilmselt muud sealt peale klapid ei leiagi, et nendest saab üles korjata siis väga hästi omale ka
kallimate klappide kohta mõtteid. Tõsi, ühed nendest, mis kõrva peale nüüd paigutuvad ja millest me üldse ei ole rääkinud ja see on, mina siin raputan omale tuhka pähe, et mul on need riiulis ja ma ei ole neid jõudnud proovida, ongi samad suured Bose'i Quiet Comfortid, mitte siis need, mis käivad kõrva sisse, vaid need, mis käivad kõrva peale. Et neid on ka ette ja taha kiidetud. Äkki me jõuame näiteks kas või järgmises saates siis nendest võib-olla paar sõna rääkida, et niimoodi etteruttavalt võis ka need kindlasti selliste kallimate klappide või ütleme kõrvapealsete osas olla soovitus. Noh, seal teine selline hästi kindel minek on olnud alati see Sony seeria, mis siis on ka läbi aastate olnud see kõrvapealne klapp. Et aga noh, nende hinnaklass on muidugi oluliselt nüüd kõrgem kui siin nüüd need mainitud 50 kuni 100 eurot, eks ole. Meenutage, mis teie soovitused on kõik väga mõistlikud, aga mulle hakkas nagu isutama millegi eristuva järele. Ja kui Nothing Phone'i see telefonile hea, siis nende klapid olid ju ka, see aasta tulid vist uued Nothing Earid välja, kui ma ei eksi. Mis hinnaklass on ka selles soodsas hinnaklassis ja noh, oli 100 euroses. Ja see oli muidugi nüüd, aeg lendab, see oli vist kusagil kevade kandis või igal juhul nad tulid täpselt nii ammu, et mulle see karp isegi täitsa nina all, muides no mul kadunud tükk aega tulid ikkagi kuskilt välja. Nende puhul kahtlemata üks väga tore pluss on välimus, sest nagu ikka Nothingu asjad näevad need ka välja sellised giftid, nad on pool läbipaistvad ja karp on läbipaistva kaanega. Ja nad ei olnud ka üleüldse väga halvad, aga nad ei olnud nüüd ka kindlasti päris sellisel tasemel, nagu me siin räägime nendest tippmudelitest heli mõttes. Aga nad, võite selle saate, ma arvan, ikkagi üles otsida, sest et sealt värskendub see meie jutt palju täpsemalt kui praegu vähemalt minu mälust, et kuidas seal selle heli ja kõigega lood oli. Aga igal juhul, kui ei ole selline metsik audiofiil, siis on nad kahtlemata nunnud ja eristuvad niisugused kõrvanupud. Ja kui sa oled nagu Apple'i kambas ja tahad sarnast eristuvat klappi, siis Beat Studio Bass Plus samamoodi läbipaistva korpusega väga omapärased klapid ja loomulikult töötavad ka Androidiga, aga eriti hästi töötavad iPhone'iga, nii et samuti üks soovitus. Natuke kallimalt kui Nothing klapid, aga no kõrvaklappide lõpetuseks ma võib-olla ütlen ka siis ikkagi ühe plussõna AirPods Prode kohta, mis on selline üle 200 euroses hinnaklassis ja ise võib-olla ei tahakski lisaks midagi öelda, aga vahendaksin väga paari lausega ühte väga põhjalikku ja huvitavat kuulajakirja, mis meile tuli ühelt inimeselt, kes on oma elus seal kohal, et on tuvastanud, et ta ei kuule enam väga hästi. Ja pika kirja kokkuvõte on see, et ta ütleb, et AirPods Pro on suurepärane kompromisslahendus, et enne kui päris meditsiiniline kuulmisaparaat panna, siis see, kuidas on see võimendus, siis selline läbi inimkõne võimendus, mürasummutus, ka veel kuulata muusikat, et ennekõike see transparency mode, mis siis aitab seda olulist heli eristada, et see on sellise hinnaklassi seadmetel, tema väga kiidab. Ja me kõigi kolm vist ei oska selle nurga alt testida klappe, aga selles mõttes on väga huvitav kuulajakiri, nii et kes teab, et ta võib-olla lähedane kannatab selle mure all, siis enne kuulmisaparaati võiks täitsa minna ja proovida, et kui palju aitavad. Ja seal muidugi on hästi oluline on see, et tõenäoliselt pead sa olema selleks ka iPhone'i kasutajad sellest eelisest kasu lõigata. Aga teine asi on see, et Apple on teada on see, et Apple üritab nagu oma kõrvaklappi tehnoloogiaga üldse sellise tehnoloogia järjest rohkem kellaga tegelikult, järjest rohkem sinna meditsiini valdkonda siseneda. Ja eakad ka, mitte et see oleks eakate probleem ainult, aga selline just, et sinu siis meditsiiniline nad võtavad tugi. Seda väga tõsiselt. Ja teine asi muidugi loomulikult, millest me oleme tegelikult siin ka varem rääkinud, aga mida võib tasub mainida, mis puudutab AirPods Prosid. Lisaks sellele, et neil on üsna hea heli ja väga hea mürasummutus on see, et neil on ilmselt seni parim mikrofoni kvaliteet kõnede jaoks ja teiseks on see, et neil on kindlasti konkurentsitult parim siis selle välise heli läbilaskmise omadus, et see tõesti on ainsad klapid, mille väljast tulev heli jätab mulje, et sul ei ole klappe kõrvas, eks ole, ta ei moonuta nagu üldse. Aga loomulikult jällegi, et selleks, et AirPods Pro kõigist teadest omadustest sa kasu saaksid,
iPhone'i omanikud saavad seal palju rohkem kasu kui Androidi omanikud, nii et see on ikkagi pigem iPhone'i omaniku eelis, aga kui sul iPhone on, siis AirPods Pro on tegelikult ikkagi oma hinda väärt nagu täielikult. Kas räägime nüüd hoopis millestki argisemast, näiteks kuidas kodus hakkama saada tehnikaga? Enne kui ma küsin Glenilt, et milline õhuniisutaja ja tolmuimeja on parimad, siis ma võib-olla vaneks soovitaksin, et kingikotti sobib sellise nutikoduga alustamiseks. Kindlasti, kui teil on tuttav või olete ise nutikodu huvilised, siis on teil ilmselt kodus juba oma juhtseade ja programmeerite sinna mingeid tarkuskripte või midagi sellist hullu. Aga normaalsele inimesele ma täitsa annaksin oma selle aasta kogemuse järel soovituse IKEA Dirigeera jubina jaoks, mis käib siis kaabliga teie ruuteri külge ja millega saab liita koju päris mugavalt erinevaid pirne, panna luua stseene, nutikaid pistikuid, muid seadmeid ja kõike seda veel saate ka, kui juhtub olema mingisugune Google'i kõlar või ka Apple'i HomeKitiga seade, siis Dirigeera annab veel ka sellise lisaliides, et ei pea telefonist neid asju näppima, vaid saate juhtida. Et senikoha, kui me siin oleme aasta otsa oodanud Matterit ja veel lisaseadmeid, siis tegelikult see IKEA seade on siuke lihtsaks alustamiseks päris mugav. Mina annaks sellele ka ühe alternatiivi, mida olen ise proovinud. See on Samsungi SmartThings Hub, mis praegu hetkel tegelikult Samsung lõpetas riistvara tootmise ära ja teeb SmartThingsi äppi, raudad enam ei tee, siis EOTech on selline firma, kes seda Hubi teeb, ja kui te panete otsingusse SmartThings Hub, siis te selle leiate samasugune seda IKEA vidinat meenutav pisike vidin, mis käib kas juhtmega või Wi-Fi'ga ruuteri külge ja toetab muideks Matterit, toetab HomeKiti, toetab Google'it, Alexat, kõiki asju ja sinna saab ka ühendada, siis ta põhimõtteliselt töötab nagu sellise keskse seadmena, et mina sain ka IKEA asjad sellega tööle, kuigi nad ei ole ametlikult veel toetatud, sest IKEA töötab Matterit, aga kui nad on Zigbee protokollil, siis tal ongi Zigbee on, Z-Wave on ja Wi-Fi on, eks ainuke asi, mida ta ei toeta, on Bluetooth seadmed, aga kuna ta maksis siin omal ajal veidi üle 100 €, et märgatavalt rohkem kui see IKEA vidin, eks ole, siis tegelikult IKEA vidin on mõelda ainult IKEA asjade ühendamiseks, aga mina olen seda SmartThingsi Hubi näinud siin Eesti poodides müügil ka niimoodi 60 € juba viimasel ajal, nii et tegelikult see on väga hea lahendus sellepärast, et see SmartThingsi selline ökosüsteem on ilmselt kõige laiemalt toetatud alternatiivsete seadmetega välja arvatud, kui see tee arvutis mingisugust oma tarkvara, mis Home Assistant ja midagi sellist, milleks on vaja teadmisi, eks ole, aga et selles mõttes väga-väga hea vidin ja kõik Philipsi Hue'd ja Nanoleafid ja kõik asjad, mis sul vähegi veel on, kõik töötavad sellega, nii et selles mõttes väga-väga äge seade. Ja loomulikult sul ei pea selleks olema Android, Samsungi toode, vaid töötab sama hästi iPhone'iga, ei ole nagu probleemi. Glen, ma mäletan, me oleme see aasta siin testinud minu teada Roboroki, Xiaomi tolmuimejat. Mis sinul on aasta lõpuks meelde jäänud, mida sa pead kingivääriliseks? Tead see ka ausalt öeldes, ma kardan, et siin on vist Meelis isegi pädevam rääkimast, on hiljuti neid võib-olla testinud, et minu mälu on kuidagi väga kehvaks jäänud tolmuimejate osas, sest Roborokil tuli küll välja, kas oli sel aastal või oli see nüüd või seal eelmisel aastal see kõigem jälle, mille nimi on S8, parandage mind, kui ma eksin, et see tuleb päris mitmes komplektis, aga Roborock on täna ikkagi ennast positsioneerinud nende imurite turul sellise selge premium brändina, et sa saad tegelikult samade omadustega tõenäoliselt vähem või rohkem no-name'e tunduvalt odavamalt, aga kui sul nagu on olemas raha, siis ma julgeks igal juhul Roborocki personaalselt soovitada, sest ka minul on S6, kui ma ei eksi, on see vist, oli see Pro või mis iganes seal tähekombinatsioon taga on või mitte, igal juhul see toimetab mul vahelduva eduga ja mitte mingeid väsimuse märke ta ei näita, mis kuidagi ei tähenda, et sama hästi ei võiks toimetada ka mõned teised firmad, aga Roborock on hea, ta on kvaliteetne, tal on korralik järelturg, jupid ja kõik muud asjad. Nii et jah, brändina mina julgen seda küll soovitada, et seal on nüüd täna on seal valikus ka
põhimõtteliselt ainult imur ja siis imur koos tolmuimuriga ehk et ta tühjendab oma neid tolmukotte ja siis see kõige kangem versioon just peseb ja möllab. Mis asi on ainult imur? Ainult imur on see nii-öelda imur koos dokiga paned nurka ja siis tühjendad oma tolmukopsikut peale igat korda ja nii nagu ta kogu aeg on olnud, aga siis kangematel versioonidel on see siis see tolmukopsiku tühjendi on eraldi dok, mis siis imeb tolmukopsiku tühjaks suurde tolmukotti, millest siin meil on vist juttu olnud, et esimesena või ühena esimestest tuli see nii-öelda iRoomba sellega ju välja ja siis riburada pidi on ka hiinlased kõik sellega välja tulnud ja siis kõige kangem lahendus on see, kus sul siis kõik see lapindus seal ära pestakse ja just kui su käed jääks võimalikult puhtaks, aga selle eest sa maksad ka ikkagi 1500 eurot või rohkem, et lihtsalt vahele torgata, et niist mina kui ka Meelis proovisime seda Xiaomi mudelit, mis üritab just endale 1500 konkurentsi pakkuda ja kui nüüd tuleks see mudeli nimi ka meelde, siis see X10 Plus oli see, mida mina proovisin. X10 Plus just, et see on päris hästi omaga tööga hakkama saanud, et ta lubab seda teha, mida teised 1500 eest kuskil seal 800-900-ga. Ja et ma ütleks seda, et tegelikult see Xiaomi, Roborock on tõenäoliselt parem masin, aga Xiaomi maksab märgatavalt vähem, et sellepärast on... Just nii ongi vist, jah. Kuigi tegelikult minu teada, ma võin praegu eksida, aga minu teada ka Roborocki firma taga on mingil määral Xiaomi raha, nii et see hiinlaste selline omavaheline ärisidemed on kummalised, aga et ühesõnaga Roborock on praegu hetkel ilmselt kõige selline nutikam või tema see tarkus või nii-öelda see tarkvara pool on nagu ilmselt kõige paremini tehtud, et see on küll, jah. Mis jäi mulle veel silma, et ma ei ole seda Roborock S8 nagu ise näppu sinna sisse pistnud, aga mis jäi mulle just kirjelduses silma ja mis siiamaani muideks oli väga selline kiivalt just iRoboti minust lausa patent või mida keegi teine ei tohtinud kasutada, vähemalt nad ise seda kogu aeg reklaamisid väga kõvasti, oli see 2 kummirullikut ehk et enamik tavalistel tolmuimejatel või mis tavalistel, kõikidel teistel oli alati see üks selline harjastega rullik ja veel midagi ja kogu aeg siis jäid juuksekarvad sinna vahele, aga teadupärast siis Roombad on olnud kogu aeg sellised 2 kummirullikuga ja et see ei keri nii palju harju ja või karvu sinna. Ja nüüd, üllatust, ma näen, et ka S8 kõhu all on 2 kummirullikut, täpselt nii nagu iRoombal, nii et ma ei oska nagu kuidagi kommenteerida, et kas on siin siis mingisugused patendisõjad lahenenud või mitte. Kummirullikuid tegelikult kasutavad ka teised ja päris tihti on see loogika neil niimoodi, et vaiba jaoks nad isegi panevad kaasa, näiteks Saku paneb kaasa 2 rullikut, üks on kummist ja teine on siis harjaga on vaiba jaoks ja kummist on kõvade põrandate jaoks. Aga mis on jah, selle Roborocki ja siis Roomba eriomadus, mis võib selle patendi küsimus olla, on see, et teistel on kõigil 1 rullik. Just, ja nüüd Roborock S8 on samamoodi 2, mis siis 2 kummirullikut, mis siis käivad vastassuunas küll, aga siis muidugi S8 või Roborock väga ka siin märgib oma imemisvõimsust, mis siis teoreetiliselt on 6000 paskalit ja see on tõesti nagu ülivõrdes ja nii edasi. Nii et selles mõttes kõik see tähendab, et ilmselt S8 on väga, väga võimekas ja loomulikult see navigatsiooni pool on olnud kogu aeg Roborockil väga hea ja ilmselt ka S8 väga hea. No nii, kallid asjad on seal sees. Ma ei tea, kas meil on mõtet veel minna sinna. Mul oli mõte, et kas räägime korra veel nendest hästi suurtest asjadest, mis kingikotti peaaegu ei mahu, aga millest saab vaadata siis... Pakiautomaati ka ei mahu, jah? Pakiautomaati ka ei mahu, aga näitavad pilti, eksid telekad ja veelegi on seal telekates nii palju ka muud. Valida platvormi vahel, siis on valida ekraanitehnoloogia. Et võib-olla konkreetsete mudelite asemel... Kas te soovitaksite mõnda tehnoloogiat või Glen, sa siin proovisid vist viimasel ajal neid projektoreid, et oled sa projektori usku läinud? No jah, ma ütleks niimoodi, et seda kindlasti ei tasu unustada, et need samad projektorid, mis siis tulid firmad X-Kimi, olid siin suuremas sissevaates ja X-Kimil on see valik seal päris lai, eks ole, alates sellistest suhteliselt tillukestest ja lõpetades suhteliselt suurtega, mis on vähem rohkem statsionaarsed ja
ja need olid väga head üldistades, jällegi te võite seda saadet kuulata, mis oli siis kusagil vist kevade suvekandis, kui mina neid X-Chemisid lähemalt vaatasin. Nad on täiesti Eestis saadaval, just Audio City müüb, mitte Rassa müüb. Et võib minna poodi ja vaadata neid ja hinnaklassilt ka ikkagi sa saad, ütleme, kui sa vaatad näiteks X-Chemi Horizon Pro projektor, maksab 1200 €. Selle eest sa saad ikka väga ilusa ja suure pildi, tunduvalt suurema pildi kui siis 65 tollisest telekas, sest põhimõtteliselt nad ise ütlevad, et see on mõeldud siis kuni 200 tollise diagonaaliga pildiks ja igati normaalse heledusega, 1500 isoluumenit ja sellega saab täitsa valgemas toas hakkama ja loomulikult kõik see automaatika, mis siis fookust keerab, pildi proportsioone keerab, et sa võid nii-öelda jutumärkides oma projektori visata lihtsalt puusalt põrandale ja on ta siis seal nurga all seina suhtes, kuidas ta on, ta siis pildi korrektsioonid teeb kõik ise. Android TV on sees, et selles mõttes X-Chemi on üks ka nagu Roborocki võib-olla omas valdkonnas selliseid ennast tõestanud tegijaid, et lihtsalt neid projektori tootjaid on ka nagu erinevat värvi koeri, aga X-Chemi nimi on sealt, tasub meelde jätta. Mina proovisin hiljuti ja rääkisin saates ka siis Samsungi projektorit ja see lugu peaks ka kohe Geeniuses üles jõudma. Aga igal juhul seal on, mina vastasin 2 asja, mis ma saan aru, et kehtib kas X-Chemi kohta. Esiteks on see, et loomulikult sõltub üsna palju hinnast ja hinnast sõltub väga palju eredus, ehk siis projektorite puhul on ikkagi see, et eredas toas pole aga mitte midagi teha. Samsungi projektori puhul on lausa nii, et sa pead nagu kõik tuled ära kustuma, et sealt nagu normaalset pilti näha. Ja teine asi, mille poolest ma olin veel rohkem üllatunud, ma ei teadnud seda, aga see, et ka tänapäevastel LED-lampidega projektoritel on sees ventilaatorid, mis teevad üsna korralikku sahinat. Et ma arvasin, et LED-lampidega on vaikne, aga ei ole. Ehk siis, kui sa oled telekaga harjunud ja paned projektori tuppa ja siis tuleb välja, et kõlar peab seda sahinast üle karjuma, siis see võib olla nagu natuke negatiivne. Aga see Samsungi projektoriga oli sama pull, et ta kunagi esimene versioon maksis üle 1000 € ja siis selle raha eest seda ei kannatanud soovitada. Praeguseks on see hind kukkunud uuel mudelil alla 500 € ja selle raha eest võib seda soovitada küll, aga ainult juhul, kui sul on vaja siis sellist teleka kõrvale teist seadet, lastetuppa, magamistuppa ja võib-olla sellised juhul, kui sa tahad seda vedada kuskile suvilasse suvel näiteks ja oleks portatiivne liikuv asi, et siis ta on nagu okei. Aga ainsa seadmena kodus miniprojektor veel telerit ei asenda. Ei, miniprojektor selles mõttes sellise kvaliteedi kindlasti, aga näiteks see sama mainitud X-Chemi, nüüd mis läheb sinna 1000+ hinnaklassi, mina julgeks väita, et see asendab küll. Kui te panete selle statsionaarselt omale üles, see pilt on erakordselt ilus ja lihtsalt heli pool võib-olla tasub sinna juurde mõelda, et see heli ei kostuks siis ainult projektorist, et sinna võib siis panna mingisuguse soundbari lahenduse juurde, kes tõesti tahab, et kes ei ole võib-olla tõesti ka igapäevane telekavaataja, et võib-olla on paljud inimesed sellised, kes mina pean tunnistama ka ise juba nende hulgas, et ma ei ole praktiliselt aasta aega vaadanud televiisorit enam ja televiisor on nagu muutunud selliseks, aeg-ajalt laps vahib sul mingeid multikaid, aga pigem ise võib-olla vaatakski mingit filmi hoopis mõnikord ja siis see projektor on ju palju parem lahendus. Ta ei võta sul ruumi, sa paned ta käima siis, kui sa tahad ja muul ajal sa saad läbi oma teiste väiksemate ekraanidega. Nii et projektor on asi, mida ei tasu kindlasti unustada, kui nüüd minna sellises teleri vaimustuses poodi, et see ei pea olema teler alati. Aga nüüd ma küsin, ma ei tea, kas teil on valmis vastus või mitte, aga ma ise olen siin sirvinud ja vaadanud lihtsamaid viisi oma teleka heli paremaks teha. Ma tean, et kindla peale minekuga Sonosega on sul võimalik maksta teleka hind juba selle eest. Sealt alguse poole pealt, hinnaklassi all servast ronides kõige mõistlikum viis, et seda väikese paneeli teleka heli paremaks teha, on teil midagi soovitada? No tegelikult ongi nii, et Glen on vist rohkem soundbari ümsa testinud, aga tegelikult päris heaks on läinud üllatavalt viimase paari aastaga need ilma subwooferita pisikesed soundbarid, mida ise küll pigem eelistaksin bassikõlariga versiooni, aga tegelikult sellised isegi kohati kahekohalise numbriga asjad, aga siin Sonyl, JBL-il ja Samsungil on tegelikult ka teistel Denonil ja edasi on sellised alla 150 € maksvaid väikseid soundbare, mis iga teleri juurde sobivad ja mis tegelikult teevad üllatavad okeid bassi päris palju. Sonos oma on veel võib-olla parem ja kindlasti nutikam, aga maksab rohkem, eks ole. Sonos Beam siis, aga iseenesest et sellist lihtsamad, kuna olgugi, et telerid on, mina olen ka testinud siin sel aastal 3000 € LG suurt OLED telerit ja nende kõlarid on ikkagi
telerikõlarid, eks nad pisikesed ja sealt nagu mingit väga suurepärast heli kätte ei saa, siis tegelikult juba sellise 100 euroga saab sinna täitsa arvestatava soundbar'i ja ütleme nii, et selline rohkem bassi tegev normaalne soundbar on see kuskil 200-300 euro kandis, et üllatav on siin see, et Samsung peale selle, kui nad ostsid ära Harmani ehk siis JBL-i emafirma, on teinud hüppelise kvaliteedi tõusu soundbarides. Vanasti Samsung soundbaride heli ei olnud kuigi hea. Praeguseks nad võidavad järjest testi juba mitu aastat ja on nagu üsna head. Ja siin on ka teisi tootjad turul tulnud. Philipsi soundbarid on paremaks läinud, Hisense on tulnud päris heade mudelitega, nii et tegelikult siin valik on suur ja võib-olla Glenil on mingid oma eelistused, aga tegelikult saab küll nagu mõistliku hinna eest. Minu eelistus on muidugi natuke selline, või kõlab nagu ülbelt, aga ma ütleks, et kui teil ikkagi iga euro ei ole väga arvel, ostke Sonos ja jutul lõpp. Seal ei ole nagu mõtet oma elu üldse keeruliseks teha, sest et ta maksab küll natuke rohkem, aga selle raha eest saab super hea heli, selle raha eest saab super hea äpi, selle raha eest saab super hea ökosüsteemi, et kui te mis iganes kõlareid hiljem juurde panete, olgu neid mujale tubadesse või tahate surround kõlareid panna või et mitte, et teistel seda võimalust ei oleks, on ka teistel võimalik neid nii-öelda grupeerida, aga Sonos on selle koha pealt nagu täiesti standard omaette, et kõik nutipool, kõik striimimine, kõik see kõik töötab lihtsalt niivõrd hästi, et seal ei ole mõtet oma elu lihtsalt teha keeruliseks. Mina ei näe nagu ühtki põhjust, miks ma peaks hoidma mingisugune 100 või 200 eurot kokku oma mugavuse elu arvel. Jah, aga kui sul on valida, kas ostad subwooferi või soundbari 100 euroga või 500 euroga või 400 euroga, eks ole, siis seal on vahe. Teine vahe on see, et ma olen Gleniga nõus, et tegelikult Sonos on just nende inimestega, kes tahavad ehitada endale nutikodu või multiruumsüsteemi või sellist nagu kodukino päriselt välja ehitada või teha helisüsteemi, on see nagu ilmselt parim valik. Aga nende inimestega, keda ei huvita äpid ja asjad tahavad lihtsalt oma teleka heli paremaks teha ja võib-olla see samast teleka puldist juhtida, siis Sonos võib jääda keeruliseks. No jah, Sonos sa juhid ka teleka puldist samamoodi, et pigem on see koht, kus rahaline kokkuhoid muidugi sa saad seda teha, aga teistpidi võib alati enda käest küsida, et kui pikaks ajaks sa selle ostad omale ja lõpuks, kui sa nüüd oled selline filmivaataja või ka telekavaataja ja teed seda tõesti tihti, siis iga kord mõelda, et ma olen nii õnnelik, et ma hoidsin kokku 300 eurot. Võib-olla ei ole kõige parem mõte, võib-olla on hoopis parem mõte olla õnnelik, et sa oled need eurot kulutanud ja sinu elu aastad või et mitte öelda aastakümned mööduvad parema heliga. Lihtsalt oma väite illustreerimiseks Sonos Beam 2 ja sinna juurde Sonos Saab Mini väike subwoofer kokku maksavad 900 eurot samal ajal kui... Muideks tahaks ka kohe sellemuse vaielda, et selle Saab Mini võib Sonose puhul nagu esimesena ära unustada, et kui teil ei ole mingist 100 meetrist tuba, 100 ruutmeetrist, siis ei ole tegelikult seda bassikõlarit vaja, et Sonose kõlar on see ta on niivõrd hea soundiga, et pigem tasub selle bassikõlari asemel sinna kindlasti panna juurde 2 tagumist, et võtta näiteks 2 Sonos One'i ja siis on ikkagi korralik heli, et sellest olulisema annab see efekt. Aga kui teil on suurem tuba ja te tahate ikkagi sellist bassi, mis lae ära tõstab, siis võib selle Sonose bassikõlari võtta, sest see tõstab lae ära, see on nii raju bassikõlar, ja see maksab ka muidugi maksab ka vastavalt tänu sellele. Nii, aga meil on kingikott on päris pungil juba. Ma ei tea, kas meil on siis lõpuks veel ka vaaria kategooria, mis millegisse eelmisesse ei kuulu, aga mis oleks lihtsalt juhka tore ja võib-olla ka mitte liiga palju maksev üllatus igale vanusegrupile ja sihtgrupile. Mis te ütleksite? Kui sul kõik on kuulnud sellist maagilist väljendit nagu MagSafe, mis teeb iPhone'id siis nii-öelda igasuguste vidinatega mugavalt ühildavaks magnetitega, eks ole. Ja paljud ei tea seda, et tegelikult kui sul on juhtmevaba laadimisega telefon, vahet pole, on see Samsung või Pixel või mingisugune näiteks sama Nothing 300 eurone, meil on juhtmevaba laadimine, siis tegelikult saab MagSafe'i magnetid lisada väga lihtsalt ka Androidiga seadmetele, et kallimad tootjad teevad siis Spigen ja muud sellised ümbrised tootjad teevad MagSafe'iga ümbrist, millel on olemas taga siis selline täiesti standardne MagSafe'i asi, ring. Ja kui sul tahad rohkem raha kokku hoida, siis näiteks CSR on selline tuntud MagSafe'i ühilduvate asjade tootja. Nemad teevad seda magnetrõngast koos selle
teise vidinaga, mis teda nagu paremini paigal hoiab, teevad sellisena, et sa saad kleepida selle täiesti suvalise ümbrise peale. Ta küll natukene jääb siis sinna ümbrisest kõrgemale, on siuke natukene võib-olla kare, aga samas see maksab alla 10 euro ja sa põhimõtteliselt saad teha oma Androidiga juhtmeaparaadiga telefoni MagSafe'iga ühilduvaks või tulevikus G2-ga ühilduvaks, mis tegelikult kasutab sama standardit. Nii et igasugused akupangad, juhtmevabad laadijad, muud asjad, mis rahakotid, mis MagSafe'iga ühilduvad, saab ka juhtmevaba laadimisega Androidiga telefoniga ühilduvaks teha väga lihtsalt ja väga odavalt. Ja paljud inimesed ei tea seda. Väga hea, Glenn, mis sinul on varukast võtta? Mul on ausalt päris pikad varukad. et kuna ma koostasin ka digisse tegelikult siis ajakirja formaati sellise ülevaate, kuhu ma siis kokku üritasin roobitseda just selliseid huvitavaid asju, kust siis jäi kõik see välja, millest me oleme siiamaani rääkinud. siis tegelikult võin ma sellest kogumist teha võib-olla väikese ülevaate, sest seal oli toredaid asju, et seal käis see mul nüüd küll hinnaklasside kaupa, et me jagasime seda ära siis seal erinevateks vahemikeks seal 50-100, 100-st 200 ja nii edasi, et kõige kallim oli üle 1000. Et võib-olla see vahemik just, mis ma vaatan, et vahemikud tegelikult täitsa niimoodi üle, et ütleme 0-50, võib-olla kui te olete selline kergelt automees või võib-olla isegi autohuviline naine ja teil ei ole seda HUD display'd autol, mis näitab klaasi peale kiirust, siis see on tegelikult õudselt äge vidin, mis ei maksa üldse palju, et need hinnad algavad mingist 30 eurost ülespoole. Amazonis saab neid tellida. Minul omal ajal oli see ka neis autodes, kui mul ei olnud seda klaasi. Kusjuures tahtsin küsida, et see tekitas minus nagu väga palju huvi, kui ma nägin seda siin digis, eks ole. Ja et kas oled ise proovinud, töötab see ka nagu hästi ja normaalselt? Ma nagu ei soovitaks konkreetset tükki, et täna Amazonis see valik on vaadake ülevaated, lugege arvamusi. Ja, aga see iseenesest on täiesti toimiv. Selles mõttes, et minul oli see umbes juba vaata, et 15 aastat tagasi ma selle panin oma ühte autosse, kus tol ajal need praktiliselt olid ainult üli kallistel autodel. See töötas siis GPS-i põhiselt ja istus seal tuuleklaasi all, peegeldas ainult kiirust. Tänased on ägedama ekraaniga ja peegeldavad seal ka muud infot. Aga lihtsalt sa saad tegelikult omale väga kihvti ja ägeda kiiruse näidu ja üldse mitte kallilt. Et ägedamad või kallimad eksemplarid isegi on täna siis OBD ühendusega, et sa ühendad selle auto sinna diagnostikaporti, kust siis sa võid siis kuvada mis iganes muud infot ka, kui sa justkui tahad seda klaasi pealt vaadata. Aga need kõige lihtsamad mudelid on ikkagi GPS-i põhised lihtsalt, nad tahavad küll toidet. Nii et tõsi küll, mina ka ta omal autosse siis natukene paigaldasin viisakamalt, et mitte sinna sigareti otsa. Olgu, et komplektist tulevad nad reeglina selle ümmarguse 12-voldise pistikuga, eks ole. Aga siis sa panid ta sinna selle kaitsme külge, nii nagu käivad pardakaamerad. Jah, mina lasin natukene, võtsin spetsialistid appi ja lihtsalt pistsin juhtme viisakalt ikkagi niimoodi, et ei töllerdanud see mul kuskil ees, kuna ta oli ju püsivalt mul autos. Sest muidu nad kipuvad mõnikord ka olema sellised, et nad jäävad nii kauaks käima, nagu on toide. Ja mõnes autos võib-olla see sigaretisüütaja võib isegi voolu all olla ka siis, kui auto on väljas. Seal ühesõnaga tasub natuke teha uurimustööd, ühesõnaga ma ei tahagi jääda pikalt siia kinni. See on kihvt vidin, see maksab vähe. Ja kui te ei taha osta uut autot, mille see lisavarustuse sees on ja maksab 1000 rohkem eurot, siis saab selle palju odavamalt oma vanemale autole ka lisada. Kui ma nüüd vaatan siit veel kiire diagonaali üle, et 50-100 euroni on mul siin päris üksid huvitavaid vidinaid, mida ma ruttu võib-olla puristaks ette, et üks selline äge asi, mida ma vist kunagi isegi mingisugusel messil, kas oli CES-il või kuskil ma seda nägin, on Power Up paberlennuk. See firma ongi Power Up, nüüd on ta jõudnud 4. põlvkonnani, ta on Power Up 4.0 RC. Ta tuleb kitina, kus on kaasas põhimõtteliselt pisikene mootorike ja natukene vidinaid ja sa saad selle siis nagu kleepida paberlennuki külge või kinnitada. Ehk et sa teed omale paberlennuki, mis on siis Bluetoothiga telefoniga juhitav. Et see on tore asi, ja kui see lennuk läheb sul katki, siis sa võtad teed uue paberlennuki, sest et need jupid tundusid küll väga töökindlad, et ma ei ole seda viimast versiooni nüüd ise proovinud. Ma kusjuures vaatan, et ma ei julge öelda, kus kohast nad saadavad, aga nende enda veebis powerup.com on 45 eurot pluss saatmine, nii et
kui nad Hiinas saadavad, see võib maksudega probleeme olla, kui nad Euroopas saadavad, see hind on eurodes igal juhul. Vaat siis on võib-olla isegi veel lihtsam tõesti, et siis asi, mis meil siin koha peal on täitsa müügil, mitte rassa, kui me eksi pakub, on need pisikesed karbikesed, nende nimi on Relax Sound. Need on sellised karbikesed, mis teevad siis džunglihääli, loomahääli või mingeid muid mühinaid ja kahinaid, kui nende juurde minnakse. Ehk et kui te panete selle kuskile esikusse, kööki, koridori või kuhu iganes, siis nii kaua, kuni keegi seal esikusse, köögis ja koridoris edasi-tagasi käib, siis kostab ka meeldiv helitaust. Et see on täitsa siuke, tundub nagu geniaalselt totter, aga samas väga geniaalselt tore lahendus, sest mingid uuringud olevat isegi näidanud, et kui nad omal ajal hakkasid neid asju tegema, nad tegelikult see firma sai alguse sellest, et kuskile haiglatesse paigaldati selliseid loodushääle kõlareid, siis selgus, et inimeste emotsionaalne tervis kohe paranes ja kui kuskil ühes koridori nurgas siristasid linnud ja teises oli vaikus, siis millegipärast inimesed kippusid kogunema sinna koridori nurka, kust linnud siristasid, nii et sellised pisikesed kõlarid maksavad seal 5-60 eurot. Võib-olla on tore kingitus, eks ole. Siis sihukestest võib-olla natuke totramatest nutiasjadest mul jäi silma ka nutipudel, mis seda pakub sihuke firma nagu Hydrate Spark Pro. See on pudel, mis tuletab meelde, et nüüd peab jooma. Ja see pudel ka siis kaardistab ära paljude joote, et teadupärast inimesed kipuvad vett jooma liiga vähe. Ja kui teil meeldib tehnika ja te vett tahate juua, siis miks mitte neid pudeleid vaadata. Nad müüvad neid pudeleid erinevas mõõdus ja kategoorias ja nad on kuidagi ühendavad sinu telefoniga ja ei maksa ka nagu liiga palju, et nagu päris selline nagu heas mõttes jabur kingitus, eks ole. Kui ma vaatan nüüd veel oma monoloogiga siin natukene hinnas võib-olla ülespoole, et kas mul on midagi 100-200 mainida. Võib-olla ma mainiks selle ära, et Philipsi telekatel ju teadupärast on kõigil tore omadus nimega Ambilight, aga Philipsi valikus on juba siin, nagu Meelis ütles meile juba isegi üle aasta või kauem saadaval nii-öelda järelturu Ambilight, et Philips pakub tegelikult sellist LED-riba, mida siis võib kleepida muidugi igale poole, lihtsalt oma voodi alla või toalakke ka, mis lisab teile sellise mõnusa klubivalguse sinna. Aga Philips pakub ka siis sellele LED-ribale veel juurde täiendavat karpi, mis ühildub selle LED-riba telekaga. Nii et põhimõtteliselt siis küll kokku ligi 500 euro eest, see karp ise maksab 270 eurot ja LED-riba ise maksab 200 eurot. Nii et põhimõtteliselt mitte küll kõige odavamalt on siis võimalik iga telekas moondada Philipsi Ambilightiga telekaks, mis siis kumab seda pildile tulenevalt valguskuma seinale. Nii et pigem see ka liigituks minu nagu hinnangul võib-olla sinna alla, et kui kellelgi on juba väga äge telekas, mis iganes tolline ja see ei ole Philips ja siis tahab ennast või teisi rõõmustada, siis äkki võib selle kulutuse teha, sest tegelikult Ambilight on äge, et see on lihtsalt järelturuna siis Philipsi valikus, et muidu jah, kui te tahate Ambilighti kindlasti saada, siis ilmselt raha koti peale mõeldes on palju mõistlikum siis valida selleks telekaks kohe Philips ja siis ei pea seda 500 eurot maksma. See on nagu nutikas asi, et olles pikaaegane kaua aastaid Philipsit kasutanud, siis Ambilight on mõnus. Aga see on natuke nagu läheb sinna kategooriasse, nagu sa ise ütlesid, et ega telekat nagu tihti ei vaata, aga kui sa oled sage vaataja ja taga on valge sein teleka taga, siis on see ikka annab väga palju juurde ja see investeering võib-olla isegi tasub ära. Ja tegelikult ega siis Ambilight kui selline ei pea töötama siis, kui su telekas töötab ja vilgutab vastavalt see, mis ekraanil töötab. Ambilightiga telekad töötavad ka, selle Ambilight ise töötab ka siis, kui teleka ekraan on välja lülitud, ehk siis on meeleolu valgus või selline tavan nutivalgus saab olla ka muul ajal. Ja ma siis tooksin võib-olla lõpetuseks välja veel 2 sellist asja, et üks, need on nüüd siis juba hinnaklass on meil tegelikult, võiks isegi öelda üle 100 euro, üks on üle 200 euro, on olemas selline tore firma nagu Artifon ja Artifon tegeleb selliste kübernetiliste muusikainstrumentidega, mis siis baseeruvad nagu looperil. Looper on teadupärast selline asi, mis siis salvestab mingisuguse katke audiost ja mängib siis seda korduvalt, nagu see tänapäevane muusika tegemine paljuski käib suuresti. Ja Artifoni valikus on selline tore asi nagu Orba 2, mis on seal olnud tegelikult päris pikka aega. See on selline pisikene, kuidas ma ütlen, nagu poolik pall, mis käib kätte ja kus ülemisel poolel on siuksed puutetundlikud segmendid ja nendega saab siis igasuguseid erinevaid hääli mängida, saab neid kohe luupida ja saab nagu väga ruttu teha põhimõtteliselt muusikat. Ehk et inimene, keda võib-olla huvitab, võib-olla eelkõige siis lapsed näiteks või teha lihtsalt lugusid või mingid katkeid ja mõelda midagi, siis sellega on seda väga kihvt ja tore teha. See maksab seal pealt 100 euro, see Orba 2 ja Artifonil on meil tegelikult teine selline päris
päris küberneetiline pill, mis meenutab justkui kitarri kaela natukene selliste nagu tsoonidega siis kuhu vajutada, aga mis ka kombineerib siis endas põhimõtteliselt kõike seda, nii looperit, süntesaatorit, kui ka siis omamoodi kitarri, kui ka samplerit, kui ka veel MIDI kontrollerit. Et tegelikult väga nagu huvitav lahendus just selliseks, ütleme selle jaoks, kui sa ei ole selline klassikaline instrumentalist, aga tahad lihtsalt teha ägedat mussi või eksperimenteerida, siis tasub seda Artifoni valikut vaadata, et nad müüvad EU saidilt või ka Thomanist oma kraami. Ja ma muidugi nüüd lõpetaks võib-olla hoopis sellise asjaga, et no meil ongi tund täis, nii et sest ma ütleks, et see on nüüd see koht, kus ma loodan, et lapsed on meie saate ammu nüüd visanud prügikasti, sest me oleme, teadupärast lapsed vaatavad ju kuni 15 minutit, siis neil on tähelepanu ammu hajunud. Nii et ma loodan, et need viimasedki lapsed on ammu ära läinud. Või sekundid. Et on jäänud ainult väga vanad inimesed meid veel kuulama. Ja väga vanadele inimestele, mis võiks meeldida veel siis rohkem kui nutivibraator. Ehk see firma on Lioness ja Lioness on jõudnud tegelikult juba teise põlvkonnani, see on siis Lioness 2.0 ja põhimõtteliselt on nagu vibraator ikka, et eelistatult on see mõeldud siis naistele ja ta on lausa selline kaheosaline, et ta siis mitte ei stimuleeri ainult siis seest poolt, vaid ka naisel on seal veel piirkondi, mis on ka üleval pool. Ta stimuleerib ka seda piirkonda, aga mida ta siis teeb, on see, et ta kaardistab ära kõik selle, mis toimub naise kehas ja kõik selle siis salvestab ta siis sulle telefoni pilve, kuhu iganes sa tahad ja sa saad seda pärast siis analüüsida, saad vaadata, kaua läks, kui võimas oli, kuidas sinu keha sellele reageeris, millele siis sa parajasti tegid, et ma ei ole seda personaalselt proovinud, sest mul kõiki neid piirkondi ei ole, mille jaoks see on mõeldud. Aga loomulikult ei ole ka muidugi välistatud, mul tekkis täitsa mõte, et me võiks seda täitsa testida, et küll me leiame mõne naise ka, kes on nõus seda tegema ja võib-olla oma tagasisidet andma, sest et kui ma neid ülevaateid lugesin, siis igal juhul kirjelduste järgi on ta täiesti, ütleme need inimesed, kes seda proovisid, üks neist just eriti ütles, et tal ei ole elus olnud põnevamat momenti, kui peale esimest katsetust lugeda või vaadata neid graafikuid, et mis siis juhtus, sest et üks asi on seda tunda, aga teine asi on täpselt teada siis, et kuidas ja miks siis mingisugused protsessid sinu kehas toimusid ja tegelikult selle põhjal võid sa siis ka avastada midagi, et näed, et see tegevus mõjus mulle nii või teine tegevus mõjus mulle teisiti. Et Lioness ise väidab ka, ma ei saa seda kuidagi kinnitada, aga et seda saab ka kaugjuhtida, et põhimõtteliselt on seda võimalik siis ka võib-olla kasutada ka siis mingisuguse partneriga kusagil. No võt see koht on juba, tead, infoturbe seisukohast. Kogu see pilve kaugjuhtimise süsteem tundub mulle nagu selline väga suur privaatsus. Aga tegelikult on see sult, Glenn, väga õige. Mõtleme karvist välja ja tegelikult ei ole valdkonda, kus ütleme, et suur andmestik ja äpiga juhtimine ei oleks jõudnud. Me oleme üle tunni juba kingikoti täitnud, ma arvan, et seal on päris palju erinevat. Ma tegelikult kõike seda... Ma lisan ühe asja veel. Kõige viimane asi, hästi kiiresti. Üks asi, mida me tegelikult oleks pidanud maininud, et inimesed kasutab palju ekraane ja võib-olla liiga palju ekraane, võiks kasutada natukene silmasõbralikumat ekraane, ehk siis kui teile meeldib lugeda, ostke omale e-luger. Kõige mõistlikum lahendus ilmselt ingliskeelset raamatujate jaoks on Kindle Paperwhite jätkuvalt Amazonilt, kohati saab selle alla 100 euro. Ja kui te huvitab Eesti raamatud, Eesti raamatukogudes tasuta antavad raamatud, siis Booksi siis kas suurem Books Page või väiksem Booki 5, mis on 6-tolline. Üks neist on alla 200, teine üle 200 euro. Paperwhite on küll odavam, aga ühesõnaga, et hea korralik e-luger on alati hea kingitus, sest et selle ekraan on palju silmasõbralikum ja aitab hoida telefonist eemal. Ma ütleks siia lõppu ikkagi veel selle, eks sama nende seadmete siis, et me ikkagi lõpetaks sellisel erootilisemal toonil, et neid ei pea kõiki ka tellima kuskilt välismaalt, et tegelikult on see tore pood, on Ulakas Kaunitar, kes ka seda Lionessi siin Eestis müüb, et ma täitsa nagu soovitakski inimestel, mitte öelda, et see on nagu valehäbi või mis iganes tunne, et kui vähegi tundub, et selline asi võiks huvitada,
minge sinna, võtke see nagu päriselt kätte ja mitte, et kohe seda kuskile pista, aga vähemalt proovida ja vaadata ja uurida, et iseenesest see valdkond, kus meie kehad saavad ju tehnikaga kokku, on ju kogu aeg meil olemas, need nutikellad, me kõik ju kasutame neid ja see selles mõttes ei ole seal otseselt midagi uut, et miks me siis peaks kuidagi arvama, et mingi muu piirkonna kaardistamine kuidagi on paha, aga näed, kella oma ei ole. Nii et avatud jõulumeelt, ütleme nii. Loodetavasti keegi ei arvagi nii, aga ma arvan, et võiks inimesed, head kuulajad, saata meile ka oma lisasoovitusi, et võib-olla me teeks järgmine saade sellise teistpidi ringi, kes nüüd kuulas tund aega soovitusi ära ja teab, et midagi väga nutikat ei puudu, siis saatke meile kiri. Aadress on meil ikka tavaline, nagu juba tükk aega, see on siis digisaade @geenius.ee ja kui on midagi põnevat, jagame ka teiste kuulajatega. Ja ma arvan, et nüüd võiks öelda, et pange siis oma krediitkaardide rahakotid valmis ja olge tagasi nädala aja pärast. Kuulbett, alati mängus.